Tänases saates, kuidas oma aega ikkagi targasti planeerida? Kas ma üldse pean aega planeerima? Räägib meile ajaplaneerimise ekspert ning jagab oma kogemust, et kus siis on need kõige olulisemad kohad, kuhu ma peaksin oma elus aega panustama. Tere tulemast vaatama saadet Meistri töökojas. Meil on hea meel, et sa oled meid kuulamas, vaatamas ja minul on eriti hea meel, et ma saan tervitada siia saatesse Valdur. Tere tulemast! Tervitus, hea meel siin olla. Kuule, mitmetele tegelikult sa oled tuttav hoopis seal teisel pool seda kaamerat. Tegelikult sa oled küll fotograaf ja palju muud, aga Valdur, ma tahan sult küsida seda ka. Kes sa selline oled ja kus sa tuled? Hea küsimus. Olen Valdur, tulin täna siia, aga võib-olla esmalt mõtlengi oma pere peale. Et ma olen oma kalli abikaasa Johannaga olnud abielus siis 3428 päeva. Ossa. Ja seda ma eales ei teaks ise, aga mul on üks äpp, mis ütleb mulle, et see jätabki nagu veits romantilisema mulje. Ja siin ongi siis näha pilt sellest, et millised mina ja mu naine siis enne, kui me esimese lapse saime, välja nägime. Nagu näed, õnnelikud. Suurepärane ja kõik ja noored, jaa. Aga ma siis saaks näidata ka järgmist pilti. Järgmise pildiga on see, et see on minu ootus. Et kui laps sünnib, milline ma siis välja näen. Ja muidugi ma lootsin, et edukas, produktiivne, põhimõtteliselt, et kõik läheb edasi samamoodi, aga lihtsalt laps on käes. Aga nojah. Oli siis liiga. Et aususe huvides ma tõesti panin 3. pildi ka. Et see on see, kuidas elu päriselt pigem välja nägi. Et need, kes on lapsevanemad, teavad. Ja selle pildi peame kiiresti eest ära võtma enne, kui muud turvakontrollid meil peale. Just, aga siin järgmisel pildil näete siis kogu minu pere. Et nüüd meil on 3 last. Imeilus. Üks just sündis juurde, no mitte päris just, aga 2,5 kuud tagasi. Üleval on siis poeg Noa, sündis juurde väike beebi Seela ja siis kõige vanem tütar on siis 6-aastane Saara praegu. Et selline perekond on meil. Imeilus pere, suur rõõm teist ja teie loost ja kõigest. Aga tegelikult, nagu ma juba nimetasin ka, on ju, et sa ei ole ainult üksinda pereisa, et sa toimetad päris mitmel rindel. Ja mida sa siis meil igapäevaselt sellisest töömõistes teed? Mul meeldib vahest nalja teha, et ma nagu tegelikult tööl ei olegi kunagi käinud. Tõsi ka? Jah, või mõnes mõttes nagu muud ei ole ka teinud kui ainult tööd, aga kui rääkida ametlikest töökohtadest, siis korjasin maasikaid Soomes. See oli nagu siuke palgaline töö Jukka juures. Enam ei ole teinud. Viimased 15 aastat ei ole teinud, aga kui alguses korjasin, siis ma kogusin raha, et osta mulle esimene kaamera. Sellepärast, et mul oli tädipoeg, kes näitas mulle digikaamerat ja siis ma proovisin sellega pilti teha. See oli nii huvitav minu jaoks, et ma mõtlesin, et ma pean saama enda kaamera. Ja nii läks. Ma ostsin omale kaamera, minust sai pulmafotograaf ja nüüd ma olen pildistanud rohkem kui 280 pulma. Ja siin on näha siis minu glamuurset tööd, kuidas ma tegutsen. Naturaalne olek, positsioon. Ma ei tea, kas see pilt... Fotograafina. Võib ka liiga... Jah, see on nagu loomulik asend, aga võib-olla paneme järgmise. See on ka päris hea ju. Siin on mina siis pulmapõllul pildistan siis paare. Et see on nagu minu töö olnud juba aastast esimene pulm 2007 aastal ja siis nüüd on neid tõesti päris palju olnud ja et see on olnud nagu päris äge teekond. Aga siis... Mis juhtus oli see, et mingi hetkel nagu läks tegelikult kiireks. Et oligi, ma õppisin Tartu Ülikoolis psühholoogiat, siis samal ajal arendasin siis oma seda fotograafiat ja siis proovisin nagu koguduses erinevaid vabatahtlikke asju teha, panustada ja läks kiireks ja siis lahenduseks tegime ühe ettevõtte juurde, et nimega Produktiivsusklubi. Sellepärast, sest et me tundsime, et jama, et nagu on asju, mille puhul sa tead, et sa peaks tegema neid asju, aga kuidagi ei jõua selleni. Ja siis me otsustasime, et läheme seda teed, et hakkame uurima selle kohta, saame produktiivsemaks, et jõuda nende asjadeni, mis elus on tõeliselt olulised. Siin sa oled esinema Startup Day'l, aga tegelikult sa oled meile võtnud siia stuudiosse ka midagi põnevat kaasa.
korraks vaataks nendele otsa, siin on täitsa teil produktiivsusklubi kirjas ka, et tahad sa kaamera poole näidata ja tutvusta meile, mis on kaasa? No võib-olla alustame siis sellest lihtsalt paar asja. Time timer. Karl. Miks oluline on? On sul probleeme vahest keskendumisega? Absoluutselt on küll, jah. Täpselt ja kahjuks mul ka. Aga üks asi, mis aitab, see ei ole ainus lahendus ja see ei tee su elu korda, aga see annab natuke juurde. Time timer. Ehk siis sa mõtled enda jaoks läbi, mida tähendab see, kui sa tõmbad omale siia 22 minutit, mis on täpselt saate lõpuni aega jäänud. Ja siin on punane ja see tiksub nii-öelda nulli. Ja sa tead, et selle aja jooksul sa teed otsuse, et sa ei tee adminni, sa ei lähe Postimehest scrollima, sa ei võta Instagrami lahti, sa ei vaata TikToki videosid, vaid sa teed lihtsalt seda ülesannet, mida sa pidid tegema. Ebareaalne. Tundub väga keeruline. Ma panen ära. Teine asi, energiakell. Ma tean, kristlik saade, seletan lahti. Energiatsoonid. On leitud, Gary Newhoff, kes on üks populaarne autor, kes seda kirjeldas, et meil on tegelikult päevas ainult 3-5 tundi, kus meil on tegelikult, kus meie ajupotentsiaal suudab võimalikult efektiivselt keskenduda. See tähendab, et me oleme erksad, me suudame ülesandele keskenduda, hoida fookust. Ja see ei ole terve päev, nagu osad arvavad. Ja meil igal inimesel on see aeg mingil hetkel päevast ja enamus inimestele see ongi siuke päeva esimeses pooles. Samas öökullidel see võib olla hoopis õhtul. Ja täitsa teistpidi. Täitsa teistpidi. Minul on see siin 8-12-ni. 3-5 tundi selline ja see on see, kus mu energia on tipus. Ma tunnen, et ma suudan päriselt keskenduda. Aga siis on kahjuks olemas ka punane tsoon. Oi, paha. See tundub täpselt siuke asi, et võt seal ma ei taha, et mitte keegi midagi teeks. Ja see on õige tahtmine, aga kahjuks või õnneks meil on see olemas. Minul endal on see kella 2-st kella 4-ni ja see on aeg, kus sul on väga raske keskenduda. Fookus läheb paigast ära. No need espresso joogid, mis sa enne sisse tõmbasid, neid oleks vaja veel topelt sellel ajal. Kindlasti. Ja ongi see, et noh, me ei tee head tööd siis. Kognitiivne võimekus on langenud ja see, noh, seda nimetatakse siis punaseks tsooniks. Ja ülejäänud aeg on kollane tsoon, mis sul päevas ärkvel oleku ajal on. Ja miks see on nii oluline? Ongi see, et kui sa tead, millal on sinu roheline tsoon, siis sa saad seda aega kõige paremini ära kasutada. Ja lihtne näide ongi see, et kui minul on nagu mingi strateegiliselt oluline ülesanne, mõelda näiteks järgmise aasta strateegia oma ettevõtte turunduse jaoks läbi või midagi sellist, siis ma võtan oma latte kell 9, panen omale kõrvaklapid kõrva, panen time timeri käima, 45-minutine sügava tööblokk ja keskendun sellele ühele ülesandele, et see jõuliselt ära teha. Ja kui see õnnestub, siis see on võimas. Vahel see ei õnnestu kahjuks. Reaalsus on vist jah see, aga selles mõttes, et ikkagi see ajaplaneerimise juures, eks ole, see kõige olulisem punkt on see, et ma tegelikult oleksin oma enda aja peremees, et mind ei valda mingisugused muud asjad ja tegelikult produktiivsusklubiga te seda õpetategi. Täpselt, sellepärast, et kui sina oma aega ei juhi, siis keegi teine või miski teine teeb seda sinu eest. Just. Väga kihvt, need paneme siia, kell meil jookseb halastamatult täiesti, aga suur rõõm, Valdur, et sa üldse oled tulnud jagama oma elu meile ka. Ja kihvtid teemad on meil täna mõtteis ja üks asi nendest on tegelikult see, et imelised perepildid siit juba käisid läbi, aga tegelikult see tee sinna ei olnud sugugi võib-olla nii ütleme siis viisakalt öeldes võib-olla konarlik võis öelda või Noor Valdur võib-olla täpselt ei saanud aru, kuidas asjad lähevad. Et tahad sa natuke avada seda poolt ka, et kuidas üldse jõudsid selleni? Jaa, et see on tõsi, et praegu nii-öelda perepilte vaadates tundub, et kõik on ideaalne ja äkki ongi nii olnud. Aga tegelikult siis, kui meist sai Johannaga paar, see oli juba siis 2014 aastal, siis see algus ei läinud sugugi nii sujuvalt ja seal oli erinevaid põhjuseid, aga tegelikult suhte alguses me vaheldumisi pidevalt kahtlesime, et kas see on üldse õige asi, kas me üldse peaks koos olema. Ja ma olin ise nagu ebakindel selles ja Johanna oli ebakindel, aga siis see oligi niiviisi, et kui oli paar aastat mööda läinud, ma mõtlesin, et midagi kuidagi peab nagu edasi minema, et see ei ole nagu niiviisi jätkusuutlik ja siis ma kuidagi võtsin endas nagu seda jõudu kokku, et planeerida talle üllatusreis selleks, et siis paluda ta kätt.
ja samal ajal ma tegelikult olin ebakindel, kas ma üldse tahan või peaksin seda tegema. Ja ma ütlesin talle, et tead, lähme RMK matkarajale matkama, aga tegelikult salaja siis ostsin lennupiletid Norra. Nii et ma mõtlesingi, et ma ühtegi sükest RMK rada küll. Ja, see on seal Tiksojaga. Tegelikult jah, see oligi niiviisi, et plaan oli siis viia ta sinna Norra mägedesse, aga päev enne seda, ma ei öelnud talle, see oli nagu üllatus, päev enne seda ta sai sõnumi ühelt lähedaselt inimeselt, kes oli meie suhte osas hästi skeptiline ja vastu ja see muutis teda nii ebakindlaks või tegelikult ta oma südames oli otsustanud, ta hiljem rääkis seda mulle, et ta ilmselt ütleb, et meil on nagu aeg lahku minna, et võib-olla seal reisil ongi hea seda nagu öelda. Ja mina siis ei teadnud sellest, nii et ta pakkis asjad kokku ja me läksime siis, kui me jõudsime Tallinna lennujaamast, sai aru, et vist ei ole ikkagi päris RMK metsaraja reis, lendasime Norra, ronisime sinna Preikestooleni mäe otsa 600 meetrit ja mäe otsa ronides nagu iga natukese aja tagant me peatusime ja palvetasime Jumala poole, sellepärast et meil oligi nagu mõlemal väga suur soov teha nagu õige samm. Aga me ei teadnud, mis see õige asi on. Et kihla sõrmus oli taskus, aga südames oli ebakindlus. Ja nii me siis ronisime järjest kõrgemale. Lõpuks jõudsime üles ja ma vaatasin kella. Buss läheb varsti seal all. Ma pean ära otsustama oma elu suurima otsuse, aga buss on halastamatu. Ja ma mõtlesin, ma vist ikkagi tahaks. Ja ma laskusin põlvele ja siis küsisin Johanna käest, kas ta tahab tulla mulle naiseks. Ja siis oli vaikus. 7 sekundit. Sest ma panin kaamera salvestama enne. Ma teeskasin, et me teeme mingit nagu väikest videot seal, ühe kursuse reklaamvideot. Momendis kindlasti see 7 sekundit tundus sulle terve igavik. Kunagi ei ole nii pikka 7 sekundit olnud. Ja 7 sekundit ta mõtles ja palvetas. Seda ta rääkis pärast. Ja ütles jah. Ja see oli päris hull, sellepärast, et see oli nii palju ebakindlust oli kogu selle aja jooksul olnud ja ma ei saa öelda, et pärast seda oligi kõik nagu igavesti korras, aga lihtsalt ma arvan, et see oli nagu märk pandi maha Jumala ees ka, et me usaldame, isegi kui me ei tea kõike, et me läheme siit koos edasi. Ja kui me seda pulmas lõpuks nagu kinnitasime veel kõigile avalikult ja abiellusime mõned kuud hiljem, et siis see tõi nagu päris suure rahu võrreldes kõigi selle ebakindluse, ebaselgusega, mis oli olnud. Ja sellest tegelikult, eks ole, ongi täpselt see imeline lugu tulnud sellest, et kus te täna olete, kes te olete ja ma arvan, et see reaalsus nagu, eks ole, ka seal kõrval vaadates, et alati ei ole asjad nii lihtsad või ei ole nii lilleline kogu see pilt, nagu alati nendelt fotodelt tundub, et kõik on ideaalne. Aga need reaalsuspildid on ka, mis meil siit läbi käis, eks ole, et see teine olukord seal kõrval. Te täna veel, sa oled ise psühholoogiat õppinud esiteks, mis on hästi kihvt, aga teiselt poolelt te täna aitate ka ise paare ja seda just nimelt ka su naise enda initsiatiivil ja soovil, eks ole, seda teha. Tahad sa seda poolt natuke avada ka? Jaa, et ongi see, et tegelikult rääkida produktiivsusest, rääkida aja planeerimisest, siis üks kõige olulisemaid asju on delegeerimine. Ja mina läksin Tartu Ülikooli õppima psühholoogiat selleks, et saada abielu nõustajaks. Ja kui ma vaatasin, kui tihe on kogu aeg, pereelu, produktiivsusklubi, fotograafia, igasugused muud asjad, ma ei jõua seda teha. Aga ma delegeerisin selle naisele. Päris nii see ei olnud, aga põhimõtteliselt, et see, mis oli minu südames tegelikult kunagi ammu nagu unistus, oli Johanna südames samamoodi ja see ei tulnud päriselt sellest, et mina talle ütlesin, et hakka tegema, vaid vastupidi, tal oli endal see soov juba ka kaua aega. Aga ma tundsin hästi rõõmu selle üle, kui see muidugi kohale jõudis, et ta päriselt tahab teha nagu sellise karjäärimuutuse ja hakatagi pereteraapiat õppima ja seda pakkuma. Ja siis nüüd meil õnnestuski, et me rentisime siukse toreda kena ruumi produktiivsusklubi kontori vastas, nii et ta võtab vastu seal juba esimesi kliente, tal on praegu õpingud veel pooleli, aga järjest läheb selles edasi ja just sama nagu missioon aidata parimate võimalike suheteni inimesi, sellepärast et oled sa paari suhtes või abielus juba, siis tasub tulla
teraapiasse enne, kui sul on vaja hakata lahkuminekuga tegelema, vaid siis, kui sa näed, et oleks mingid teemad, mis tegelikult on juba kas võib-olla tekitavad muret või isegi nagu ennetavalt. Ja sellepärast on väga tore, et ta saab nagu selle teekonnal liikuda, mina tahan talle toeks olla. Just. Nii et selline lugu on sellega. Siis on hea, et teie kabinetid on lähestikku ka, et tegelikult ka see aitab, eks ole. Ja see ei olnud juhuslik, et meil on vaja lihtsalt kohvipause teha koos, me armastame kohvipause. Ole hea, võta istet, teeme kohe pausi. See mõte, ma arvan, seal taga ka tulles nagu selle produktiivsuse poole ja selle paari suhete juurde ja kõige muu juurde, siis ma arvan meestena, ka naistena muidugi, aga meestele me, eks ole, täna saates oleme kõnelemas. See aja planeerimine kipub meil olema vahepeal siuke, et päris kaootiliseks kisuvad nagu teemad. Ja siis ongi meie delegeerimisotsus see, et naine tegele saa kõige selle ülejäänuga. Aga kas see päriselt peab nagu nii olema või mida sina oled oma elust näinud, et kust sina, siis kui sa isana oled hakanud oma aega paremini planeerima, et kus see siis kasuks on tulnud? No, kuna ma selle aja planeerimise teemaga tegelesin hoolega, siis ma arvasin ise vist enda peas, et ju siis nagu ma olen väga pro. Aga oli üks hetk, kus ma sain aru, et võib-olla ma arvasin natukene mööda. Ja ma tulen autoga, sõidan koju pärast pikka tööpäeva, pargin maja ette ära, lähen trepist üles, sest et esimene tütar on siis 3-aastane sellel ajal ja minu jaoks oligi hästi oluline, et noore isana mul oleks siis nagu lähedane suhe, hea suhe oma tütrega. Ja õhtu on ju see aeg, kus me saame siis koos mängida, mürada, et seda suhet arendada ja seda panust luua. Nii et ma olen põnevil, teen elutoa ukse lahti ja vaatan, seal ta ongi, istub põrandal, mängib oma mänguasjadega, nii et ma siis proovin ta tähelepanu võita, naeratan, et Sara, issi tuli ja siis lõpuks ta märkab mind. Ja juhtub see, et ta ei naerata. Ta hoopis vaatab mind vihase näoga. Ja ütleb, mine, ma issi. Ja alguses ma olen nagu veits segaduses, et ma just nagu tulin koju, et äkki tal on paha tuju või midagi. Aga siis jõuabki see karm reaalsus mulle kohale, et ta ei tahagi mind näha. Ja põhjus on selles, et ma olen nii pikad tööpäevad teinud kogu aeg, et ma olen kontorist tulnud koju kella 7 paiku tihti peale ja tema jaoks see on magama mineku aeg. Ja see laps ei taha magama minna, see on kõige jubedam asi, mida sa võid lapsele öelda, et nüüd on aeg magama minna. Ja ta seostas ära isa tuleku ja magama mineku. Ta ei tahtnudki, et ma tuleks koju. Ja see oligi see, et kus ma sain aru, et ajaplaneerija võib hea olla, kõik need 6 korda võidetud parim pulma fotograaf tiitlid ei tähenda kuigi palju, kui see tütar ei taha, et sa tuleksid koju. Täna muidugi tänu jumalale see suhe ei ole enam selline. Ja see võttis sinult märksa mitu sammu tegelikult, et jõuda selleni ja teha muutusi enda plaanides, elus, elustiilis, ajakavas. Et üldse jõuda nagu sinna, et tegelikult täna teil on väga hea isa ja tütre suhe. See on tõsi, et see, mida rohkem see mulle kohale jõudis, seda rohkem ma sain aru, et ma olin tegelikult nagu selles osas mööda pannud, et ma olin keskendunud oma karjääri asjadele, oma tööle ja ma arvan, et seal läkski hästi. Aga tegelikult ma ei olnud selle sama pühendumisega või suurema pühendumisega isegi oma pere juures. Ja samas ma sain aru, et tegelikult ju kas või produktiivsusklubi kaudu kõik need tööriistad ja kõik need võimalused on tegelikult mul nagu olemas, et panustada samamoodi pereellu ja suhetesse. Ja ma arvan, et see oli ka tegelikult see, mida Jumal mulle nagu läbi selliste väga ebameeldivate olukordade lõpuks ütles, et lisaks sellele, et mu tütar mulle niiviisi ütles, oli ka naine, kes hakkas ühel õhtul nutma, sellepärast et see pinge 2 väikse lapsega oli liiga suur ja see ei jõudnud mulle enne kohale, kui sellised asjad juhtusid. Ja ma hakkasin tegema mingeid muutusi, mille puhul ma uskusin, et need on need, mis aitavad mind lähemale sellele pereelu visioonile, mida ma tegelikult tahan.
ja no esiteks ma hakkasin varem koju tulema, et see oli nagu esimene asi, mis ma tegin. Aga siis me hakkasime samm-sammult erinevaid harjumusi ja rutiine seadma selleks, et meie pereelu võiks olla selline, nagu me unistaks. Ja ma võin mõned näited tuua, et üks asi, millega me alustasime, oli sabati õhtusöögid. Ja see on selline, et iga laupäev, kui meil hommikuti käivad lapsed vanaema juures ja siis, kui nad sealt tagasi tulevad pärast lõunal, siis me paneme küünla põlema. Üks laps saab seda siis teha. On kirjas, kumb laps eelmine kord tegi, sellepärast, et kui see on meelest läinud, siis tuleb juba kaosi ja kõik läheb pekki. Aga kui on teada, kes paneb küünla põlema, siis Johanna on valmistanud meile siukse õhtusöögi, me saame kõik koos seda õhtust süüa. Mina olen hommikul valmistanud ette siis sellise mängu, mis on eelkõige mõeldes mu pojale Noale, kes vajab siukest jõulist jooksmist ja hüppamist, mis on siis vastava sabati õhtusöögi teemaga kooskõlas, olgu see näiteks armastus või austus või ausus või midagi muud, midagi pereväärtustest või niiviisi. Ja siis on üks meisterdus ettevalmistatud, mis on mõeldud mu tütrele Saarale, sest tema armastab meisterdamist. Me teeme neid asju ja enne magustoitu on piiblilugu, strateegiliselt enne magustoitu, sest muidu oleks probleem. Aga piiblilugu, mille ma siis loen neile piiblist, on välja valinud ja siis nemad peavad siis vastama küsimustele ja kuulama. Ja kes vastab õigesti, saab jäätise. Kes vastab valesti, jääb ilma. No eks ma proovin neid aidata, et nad ei jääks ilma, aga no üks selline nagu perekondlik aeg koos, kus me ei ole telefonid, asjad on eemal, me lihtsalt keskendume oma perele ja eelkõige ka olla see vaimuliku ongi pereisa rollis võib-olla. See, mis minu jaoks oli varem oli puudu, aga see on asi, mis on aidanud mul nagu seda esile tuua. Et see on nagu üks suur asi, mis on meid aidanud ja siis on ka teisi, et iganädalane kohting Johannaga, et hoida oma paarisuhet värskena. Et seal oleks samamoodi, eks ole, kõik selles mõttes ornungis. Täpselt, et asi nagu ei oleks nii, et ainult, et kes nüüd mähkmeid vahetab ja kes selle lapse kuhugi ära viib, vaid oleks ka aega lihtsalt rääkida. Ja tegelikult ma saingi aru, et ma saan läheneda tihtipeale samamoodi strateegiliselt pere suuremate küsimuste lahendamisel, kas või näitena unekool. Et väga paljud teiste lapsevanematega suhtlen, see on klassikaline siuke asi, et kui see on väike laps, mingi hetk sa pead tegema tal unekooli, aga väga täpselt ei tea ka, kuidas seda teha ja kas liiga karm või liiga leebe. Aga seal ka, et võtta see nagu päriselt projektina käsile, panna tabelisse kirja, mida me proovisime, mitu tundi magas või mitu minutit magas ja erinevad materjalid, et tuua see ühte kokku, nii nagu ma läheneks mingile tööprojektile. Ma arvan, et sama pühendumist väärib selline pereelu asi, lihtsalt näitena ja neid on teisi veel, aga et need olid asjad, mis me hakkasime nagu teistmoodi tegema. Eelkõige mis ma sain aru, et ma pean suurema pühendumise tooma pereellu. Siin selles saate lõpupooles, nii nagu me siit kellalt näeme, et hakkame otsakorrale jõudma, siis mõte nagu siin taga on veel see, et ma tahaksin teada, et kuidas me peaksime nagu suhtuma üldse sellesse vähesesse aega, mis meil siin elus on antud. Ja kas me peaksimegi seda lihtsalt lõpuni ära planeerima kõike või on seal mingi kuldne kesktee? Ja kuidas või üldse, miks ma seda peaksin tegema? Ma arvan, et see on väga õige küsimus ja kui me räägime aja planeerimisest kuskil koolitusel produktiivsusklubiga või nii, siis on ka inimesi päris tihti isegi, et kes nagu tunnevad, et kuule, et miks me peame nagu iga sekundi ära planeerima. Hulluks minna niimoodi. Võid hulluks minna ja ma arvan, et see ei olegi vajalik. Aga nii nagu me oleme sõnastanud produktiivsusklubis oma missiooni, mis ongi see, et me tahame, et aidata inimestel potentsiaal rakenduks terves elus. Et iga inimese potentsiaal rakenduks terves elus ja see terves on just selles mõttes nagu terviklikkus. Ma usun, et tegelikult see on see, mida Jumal tahab meile samamoodi. Piibel ütleb, et kasutage aega targalt, sest päevad on kurjad. Ja siis seal tuleb veel edasi igasuguseid nagu nõuandeid, et kuidas seda teha.
aga kui vaatad ringi ja näed, kuidas inimesed istuvad oma diivani peal ja scrollivad oma nutitelefoni, et siis ma ei tea, kas see on nagu päris see, mida siis nagu vaata, kui suur vabadus tal on nagu, et ta ei pea midagi tegema, et see ei ole ilmselt see, kuhu tegelikult inimesed ise tahaks jõuda. Ja mina näengi seda, et kui sa suunad oma aja, energia, oma tähelepanu nendele asjadele, mis on sinu jaoks päriselt olulised, mis on ka Jumala jaoks päriselt olulised. Ja ma olen kindel, et enamus inimesi ütleks, et see on pere, et see on sinu töö juures, kui sul on missiooniga töö, sa tead, et sa tahaksid teha mingi panuse, aidata inimesi, siis see on lihtsalt nii palju parem. Ja ma mõtlen kas või seesama energiakella näide, et kui sa hommikul teed oma efektiivse ploki tööd ja see päriselt õnnestub, sa jõuad rohkem tehtud, kui sa muidu võib-olla terve päevaga jõuaks. Sa tunned ennast hästi ja sul on õhtu selle võrra palju mõnusam olla, kas või võtta vaba spontaanset aega perega, võrreldes sellega, et sa nagu kogu aeg tunned, et sul on nagu kuskil peast tiksub. Ja mingid asjad kuskil, täpselt. Nii et mina näen, et see ongi nagu võimalus kasutada seda aega, mida Jumal on sulle kinkinud, sest ta on andnud sulle väga suure vabaduse mulle, sulle, kõigile inimestele, kuidas me seda aega kasutame. Ja ma arvan, et ta ei ole mõelnud, et me lihtsalt kuidagi raiskame selle suvaliselt ära, vaid me läheneme sellele tähenduslikult. Absoluutselt. Siinkohal ma toon ühe näite enda elust sellega puhul ka, kus mina nägin, et mul ei ole midagi anda Jumalale tagasi, aga Piibel kutsub üles mind 10 andma. Siis mõtlesin, mida ma teen, et mul ei ole nagu mitte midagi ja siis ma sain aru, et kõige väärtuslikum ressurss, mida ma saan anda üldse, on minu aeg. Ja siis ma otsustasingi, et sellest ajast, kui ma olen ärkvel, siis 12 tundi kaudu 1,2 ma annan Jumalale ja hakkasin niimoodi pühenduma ja see oli minu 10, mingi periood minu elust. Ja see kandis tohutult vilja, sellest kasvasid nii head asjad nagu välja minu elus, kus ma lihtsalt otsustasin, et see aeg, mis mulle antud, et ma kasutaks seda targalt. Väga lahe. Et ma arvan, et see võib olla julgustuseks paljudele. Ja siin nüüd, nagu me näeme, siis meie kell on tiksunud 0 ja aeg on tõmmata meile otsad kokku. Siis mis oleks sinu viimane nagu sõnum üldse nendele, kes meid on kuulamas, vaatamas, et on see ajaplaneerimisega, on see suhetega seotud, on see midagi muud, et mida me tahaksime üldse neile täna veel viimase asjana siin edasi anda? Et meie südametunnistus ja meie suhe Jumalaga oleks puhas ja korras, sellepärast, et muidu isegi kui sa teed omale väga ilusa graafiku ja järgid seda, aga sa tunned, et midagi on südames valesti, siis see ei ole nagu hea. Nii et minu viimane soov siin saates ongi see, et kui sul on midagi südames, mis on vaja lahendamist, siis lahenda see ära. Ja siis sul on ka väga palju parem võimalus aega targalt kasutada. Super, aitäh sulle, Valdur. Kas oleks nii hea ja juhiksid meid siin lõpus ka palve osas? Jaa. Kallis Jumal, me tuleme sinu ette tänuga, sellepärast, et sina oled andnud meile tohutult palju vabadust, aga ka vastutust sellest, et kuidas oma aega kasutada, kuidas oma elu elada. Ja Jumal, me täname, et ka juhul, kui meie enda jõud saab otsa, me ei tea, mida teha, me ei jõua teha õiget asja, me ei oska, siis kui me usaldame sind, siis sina tuled meile appi. Ja me palumegi kõigi nende meeste pärast, kes võib-olla tunnevad, et nende elus on vaja viia oma pühendumine perele uuele tasemele. Aga nende pärast, kes tunnevad, et just seesama südamepuhtus on midagi, mis on takistuseks võib-olla liikumast jõulisemalt edasi, et sina annaksid neile jõudu selleks, et puhastada oma süda, et tulla sinu ette. Ja seda me palume Jeesuse nimel. Aamen. Amen. Aitäh sulle, Valdur, et sa oled tulnud, jaganud ja tõesti avanud seda, mida sina oled kogenud ja põhjendanud seda samamoodi oma näidete eluga. Aitäh sulle, Karl. Ja aitäh ka teile, kes te olete meid kuulanud ja vaadanud ning soovime tõesti kõigile usinasti olema tublid oma aja kasutuses ja seda kõike ikka puhta südamega. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meeste hommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning sooviksid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetaja eest.